Tere, kallis kuulaja, mina olen Alla Vinitšenko ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Tänases erisaates räägivad tulevased kümnendikud Riin Värton ja Uku-Karl Kass oma ootustest ning ühiskatsete kogemusest. Nii, tere tulemast kuulama meie teemasaadet ja täna me räägime 2 noorega ja ma natuke kirjeldan neid noori ja siis nad võib-olla tutvustavad ennast ise. Ma alustan õpilasest, keda ma ise ei ole kunagi õpetanud, aga keda tema õpetaja Alla iseloomustab kui väga tööka, püüdliku noorena, kes huvitub nii humanitaarist kui realist. Kas see on õige? On küll, jah. On, jah, okei. Samuti sa pidid väga detailne olema, sul pidid olema tugevad uurimisoskused, sa pidid meeleldi vastama, argumenteerima ja sul pidi olema väga lai silmaring. Tere, Uku-Karl Kass. Tere. Kuidas sa ennast ise iseloomustaksid? No see on nagu raske küsimus. Ma ütleks, et mulle meeldib detailidesse raskuda ja kui on mingi teema, mis mind tõesti huvitab, siis sa süvened? Süvenen, jah. Mis on need teemad, mis sind huvitavad humanitaaris või reaalis? Oskad sa praegu tuua mõne näite? No ajalugu mulle meeldib väga, aga ma eelistan pigem sükest vanemat ajalugu, et näiteks Mesopotaamia, Vana-Egiptus, kus on rohkem süke tundmatust, et ei ole kõik veel teada ja veel alles uuritakse ja saadakse teada, et ma eelistan seda süke sõjaperioodidele ja poliitikale. Väga põnev, ma loodan, et me jõuame sinu huvitest veel rääkida. Ja minu teine külaline on minu õpilane. Ta on suurepärane reisikaaslane, ta on alati motiveeritud arenema, ta on väga südamlik, ülivõrdes eeskujulik ja mulle meeldib see, et tal on väga hea huumorimeel. Kuidas sa ennast ise kirjeldaksid, Riin? Ma ütleks, et ma olen täpselt samamoodi nagu see kõik, ma eeldan, inimesed minu ümber on kõik hästi suured õppijad igatpidi. Ma naudin lihtsalt kõigest, ükskõik mida teada saada ja see läbi avada maailm enda ümber, ma ütleks. Aga me oleme teid täna kutsunud siia Allaga sellepärast, et me tahaksime rääkida natukene sellest, et teid ootab ees suurepärased 3 aastat gümnaasiumis ja pärast seda muidugi veel ja veel õppimist. Meie teemaks on täna siis ootused gümnaasiumile ja gümnaasiumi haridusele, aga ma alustaksin sellest, et selleks, et gümnaasiumis saada, on vaja läbida mingid etapid ja täpsemalt siis teha ka ühiskatsed Tartus. Et võib-olla te noored natuke räägite, et kuidas see välja näeb ja võib-olla ma alustaks sellest, et kui vara te hakkasite selle peale mõtlema, et need katsed on tulemas, mis ma tegema pean ja kas ma pean õppima või ei pea selleks õppima, et Uku, võib-olla sina alustad? Ma ei olnud esimene, kes sai teada nendest kuupäevadest, ma sain sõpradelt teada täpselt ja siis, aga ma ütleks, et umbes 6 aega enne seda ma hakkasin nagu väga süvenenud õppima täpselt neid teemasid, mis, seal oli küll teemad antud, aga nagu need täpselt need ained, mis on vajalikud läbimiseks. Et kindlasti õpetajatelt sai abi, matemaatikas oli palju tundides kordamist, füüsikas oli konsultatsioonitunnid, keemias oli ja eesti keeles lahendasime ka tunnis pigem ülesandeid. Ja mäletan, mulle hästi meeldis, terve klass ostis meil õigekirja spikri, et see oli vist mingi 5 eurot ainult, et sellega sai põhimõtteliselt kõik reeglid olid seal nagu lühidalt mingi 6 lehe peal kirjas, et see aitas kindlasti väga. Sõpradega me kindlasti koos arutasime palju ja kuigi meie sõpradega ei olnud nagu suunad, gümnaasiumi suunad ei olnud küll samad, aga matemaatika ja eesti keel on nagu nii, et seal palju harjutasime. Aga ma ütleks, et ma võtsin katseid kuidagi lihtsamad kui eksamid
kuna mulle tundusid, kuna on 3 eksamit, et siis nagu eksamid peavad olema kuidagi raskemad või rohkem mingid detailidesse laskuvad, kuigi pärast ma sain teada, et tegelikult katsed olid palju raskemad. Mis tegi katsed raskemaks kui eksam? Kas oskad nagu öelda, et mis see nagu, kas sisu või aeg või? Eksamitel oli kindlasti rohkem aega, aga minu meelest oligi see, et katsed on nagu mingi hästi kindlad teemad ja see on nagu põhimõtteliselt 9. klassi, või see on küll kogu 9. klassi teemad, aga põhimõtteliselt nagu 9. klassis sa õpid neid kõige raskemaid teemasid ja need on seal. Et katsed nagu kindlasti, seal olid palju raskemad ülesanded ja siis see eksam, see oli minu meelest veits nagu siuke üldisem teema, et see oli pigem see 9. klassi kokku kõik õppimised. Mis sa sellest arvad, et teeks ainult ühe, et kui sa saaksid valida, et gümnaasiumisse edasi jääda, et kas teeks ainult katsed või teeks eksamid? Et palju on sellest räägitud, et miks me nagu mõlemad teeme? Vähemalt õpetajate ringis on sellest juttu olnud. No selles mõttes katsed lugesid rohkem, minu meelest on võib-olla mitte kogu aeg lugenud rohkem, aga katsetest põhimõtteliselt sõltub, kuhu kooli sa lähed. Et kas sul on hea tulemus, kas sul on halb tulemus ja mis suunaga sa saad kooli. Eksamitel minu meelest see aasta oli vist niimoodi, et üle 50 peab vähemalt saama igas eksamis, et läbida või kui sa saad alla, siis sa vist pidid uuesti tegema. Ma pigem teeks ilmselt eksamid, kuigi mulle meeldinud see ootamisperiood, põhimõtteliselt nagu suvi käis ja siis me ootasime nädalate kaupa, et nagu põhimõtteliselt üle nädala olid eksamid, et nagu see selles mõttes sai puhata, aga nagu samas oli see pinge ka, et kool tegelikult ei ole veel läbi ja eksamid on tulekul ja et selles mõttes oleks seda võinud nagu lühendada, aga samas nende eksamite vahemikus olid ka konsultatsioonid, kuigi meil oli niimoodi, et eesti keel oli esimene, eesti keeles meil oli ainult 1 konsultatsioon, aga minu meelest see oli piisav, sest see oli üsna pikk ja ma ei tea, me võtsime kõik teemad ja me olime, katsetest ka nagu olid kõik teemad juba peas. Matemaatikas selles mõttes meil oli vist iga päev oli konsultatsioon, et see oli väga tore ja mulle meeldis see, et nagu vaba valik oli, et sa ei pidanud minema konsultatsiooni, sest need olid üsna vara hommikul, aga mina ikka käisin ja pärast mul oli hea meel, et ma käisin. Ma vaatasin Riin vahepeal muigas, kui Uku ütles, et ta hakkas 6 aega enne vist vaatama mingit materjali ühiskatseteks, et Riin, kuidas sinul see protsess välja nägi? Ja kui teadlikult sa nendeks katseteks valmistusid? Minu jaoks oligi võib-olla imelik kuulda seda, et Uku üldse õppis, sest et mina väga ei õppinud. Käisin ka konsultatsioonides, meie matemaatikaõpetaja oli hästi tubli, tegi hästi palju selleks, et me saaksime hakkama. Aga konkreetselt katseteks ma mäletan, et ma ei õppinud. Ja kuigi ma teadsin, et ma pigem paanitsesin ette, kui õppisin ette, ütleme nii. Sest ma teadsin juba aasta algusest, eelmisest suvestki, et need katsed tulevad, need on tähtsad, aga kui need olid nagu käes, siis see ei tundunudki nii hirmus, sellepärast et see oli kõik ühel päeval. Mina veel tegin endale eriti lihtsaks, ma valisin sellised koolid, sellised suunad, kus ma ei pidanud ka loodusteste tegema, et see kindlasti lisas väga palju stressi mõnele juurde. Aga sellegi koha pealt, need, kes looduskatseid tegid, ma sain aru, et nemad said ka väga head nagu hästi õppida konsultatsioonidest. Ja eksamite suhtes oli ka kuidagi siuke, et kuna ma olin rahvatantsus, siis see aasta kuidagi sattus hästi palju tantsupidusid just eksamite ette. Nagu päev enne eksameid oli rahvatants. Olidki kuskil, ma ei tea, Kagu-Eestis ära on ju. Ja siis jõuad kell 10 koju, vaatad endale üksikud mingisugused eesti keele notid üle ja siis loodad, et nagu vast läheb hästi. Ja kuidagi eksamitel oli veel see, et ma läksin eesti keele eksamile parajalt haigena või niimoodi, et
kuidagi ei jaksanudki mõelda, et mina sain niimoodi kusjuures aru, et eksamitel sa said läbi, kui sa kohale ilmusid või tegid nagu said 1 punkti. Et seal oli väga palju erinevat debatti, et tegelikult kuidas see siis lõpuks jäi. Aga üldjoontes siuke jah, minul oli chill. Need tulemused tulid vist kõik ühel päeval, on mul õigus, on ju need ühiskatsete tulemused. Ja siis kutsuti vestlustele teid, eks ole. Siis kuidas vestlus läks, et te ei pea konkreetselt ütlema, kes teil oli seal või mis teilt küsiti, aga mis tunne oli olla vestlusel, kas sama hirmus kui praegu siin istuda või oli mõnusam või Uku, kuidas sul läks vestluseed? Minul ei olnud Härma esimesena, nii et selles mõttes mul oli esimene vestlus kindlasti hirmsam, kuna ma ei teadnud seal olevaid inimesi, aga mul oli Härma teine, ma eelistasin seda Härma vestlust, sest esimese valiku vestlusel oli siuke, kuna nad ei teadnud mind, siis nad rohkem küsisid nagu minu tausta, aga Härmas ma olin Terje Hallikuga ja seal oli nagu rohkem vabamad, kuna ta tundis mind, siis ta küsis rohkem, et nagu mis mulle meeldib ja et mis ma gümnaasiumis, kus ma tahan süveneda, mis mu ootused on, et põhimõtteliselt sama teema, mis praegu. Kas sul oligi nagu vestlustel ainult Terje Hallik või nagu ainult üks õpetaja? Kuna minul oli näiteks üks õpilane ka, kes tegi UPT raames midagi. Härmas mul oli ainult üks õpetaja. Esimese valiku vestlusel oli vist see grupivestlus, mis said kõik edasi, et seal oli veel 3 inimest. See ka minu meelest võttis nagu rohkem või tegi selle raskemaks. Et ma ei ütleks, et ma nagu võistlesin nendega, aga nagu samas ikka tundus, et tema ütles, et ta on mingi 7 olümpiaadil käinud ja mina olen ainult 2 või midagi sükest, et siis nagu tundub, et võib-olla ma olen halvem või ma olen, jah. Jah, minul ei olnud seda võistlust, ma käisin niimoodi, et Härma oli mul esimene, Treffner oli teine ja seal vestlusel olime 2 ühe teise tüdrukuga ja siis nad püüdsid meelega vist salaja natukene küsida kultuuriküsimusi. Mina panin ennast humanitaari suunda kirja, et siis saingi küsimuse, kes kirjutas Luikede järve ja siis see teine tüdruk natukene mõtiskles seal ja siis ma seal istusin vaikselt, ootasin, kuni ma saan nagu öelda Tšaikovski, sest et kuidagi. Aga jah, see oli nagu ka huvitav, kuidas Härmas küsiti mult, et kuidas sa õpid ja Treffneris küsiti, miks meie kool, miks humanitaar ja see on nagu kõik väga mõistlik, ma arvan, küsida niimoodi. Treffner vist jah, ta tahtis rohkem, kui palju me ise tunneme, et kas me oleme teinud enda taustauuringu, aga Härma rohkem tahtis teada, et mis meid huvitab actually. Actually, kohe näha, et Härma lapsed siin, eks ole, nali. Väga tore on kuulda, et vestlus ei ole nagu midagi hirmsat ja samas te nagu ammustate läbi ka, et mida küsitakse. Sa Uku ütlesid, et sinu käest juba küsiti, aga ma küsiksin siis uuesti ka eetrisse, et mis on siis need ootused gümnaasiumile ja siis Riin, võib-olla sina saad vastata, et mis on sinu ootused. Ma korraks küsin, et kui sa astusid teistesse koolidesse, kas sa oled pigem reaal või pigem humanitaar, sest Riinust me saime teada, et tema on pigem humanitaar. Mul oli hästi keeruline protsess. Ma tahtsin Treffneri reaali, aga olümpiaadiga ma oleks saanud nagu ilma katseteta, oleks ma saanud humanitaari. Ja siis mul oligi see, et ma hästi kaua mõtlesin, kas ma teen katsed või ei tee katsed. Siis ma mõtlesin, et ma ikkagi teen katsed, kuigi ma oleks saanud humanitaari ilma katseteta. Ja siis pärast tuli välja, et ma sain prantsuse keele olümpiaadiga. Ja siis pärast tuli välja, et ma tegelikult isegi ei oleks saanud nagu ilma katseteta. Nii et ma põhimõtteliselt oleks võinud panna Treffneri reaali enda valikutesse, aga ma alguses panin humanitaari, et seal need nad vist kirjutasid mulle alles pärast seda, kui ma olin teinud enda valiku, et tegelikult sa ei saa selle olümpiaadiga.
ja siis, aga mul olid plaanis katsed nagunii teha, et ma minu meelest see on nagu targem, sest siis ma nagu sain teada, et kus ma paiknen ja siis ma sain enda tulemust teada. Mul tuli siia vahele, enne kui me lähme selle juurde. Kas see vastab tõele, et see, mis järjekorras sa paned need koolid ja kuidas sa nagu mängid nende valikutega, et see on ka nagu ülioluline, et kuhu sisse saada? Ma arvan, et kui sul on head tulemused, siis põhimõtteliselt üldse ei loe. Või ma ütleks kolmik. Esimesed 2 kindlasti ei loe, kui sul on väga head tulemused, sest mõlemad koolid kindlasti tahavad sind. Aga kui on veits kesisemad tulemused, siis pigem loevad. Ma ütleks siia vahele veel nagu, mis mind väga üllatas, oli see, et ma panin ühe kooli 4., kes meil oli räägitud, et sinna võetakse ikka sisse, et nagu väga hästi. Ja siis vaatan, kõik koolid võtsid nagu mind vestlusele peale selle ühe kooli. Ja siis ma jäin nagu mõtlema, mis juhtus. Et tuligi välja, et just see aasta, kui meie neid katseid tegime, ainult need, kes panid esimeseks põhimõtteliselt kutsuti vestlusele, sest et seal oli lihtsalt nii palju inimesi, kes tahtsid sinna kooli. Ja see jäi mulle nagu väga silma, sest mul olid nagu head tulemused, ma ütleks pigem. Et see tulemus tegelikult ka ei loe nii palju, kui võib-olla arvatakse, et loebki rohkem see, et ikkagi esimene, teine valik on see, kuhu pigem kindlasti kutsutakse vestlusele. Aga lähme edasi siit, et mida sa tahad ainetelt saada? Uku, alustame sinust. Mu ootused on võib-olla see, et ma leian selle täpse nagu eriala või nagu see, kuhu ma tahan süveneda näiteks ülikoolis. Praegu, kui keegi küsib, kelleks ma tahan saada või mis ma tahan ülikoolis õppida, siis ma ei oskaks täpselt vastust öelda. Et ma loodangi, et need aineid või need moodulid, mis Härmas on, et need toovad rohkem selgust ja et siis ma leian ma tean, mis mind huvitab, aga siis ma leian äkki mingi täpsema huvi või leian üldse midagi uut enda jaoks. Jah, mina tunnen endas nagu teistsugust kontrasti, et mind huvitab absoluutselt kõik. Jah, ma tegin katset pigem humanitaaril põhinedes, kuigi nagu 9. alguses ma ütlesin endale, okei, ma püüan saada nende sellesse ja sellesse ja sellesse, aga lähen ikkagi Härmasse. Ja siis kuidagi sattus niimoodi, et ma järjest õppisin see aasta, mul tulid nagu asendusid füüsikaõpetaja ja matemaatikaõpetaja ja see kuidagi muutis minu maailmavaadet niivõrd palju, et nüüd ma tunnen, et ma isegi tahaks rohkem füüsikat ja selliseid asju õppida, et isegi rohkem reaali. Sellepärast, et kahjuks kui ma keskendusingi rohkem teistele ainetele, siis jällegi nendele reaaliainetele, mis mind hakkasid huvitama lihtsalt, siis nagu need humanitaariained, näiteks mind pole nagu kunagi ajalugu nii palju huvitanud. Mind huvitab ajalugu, kui sellest räägib lahe inimene nagu näiteks Alla. Aga kui seda ei oleks, siis ma ei usu, et kuidagi ajalugu mind nii väga mõjutaks või teised humanitaariained. Üldjoontes muidugi gümnaasiumist, ma olen väga õnnelik, et Härmas on selline süsteem, kus 10. klassis ei pea kohe neid mooduleid ega suundi valima. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma tahan tõsiselt võtta selle aasta, et vaadatagi, mis mulle meeldib rahulikult, käia igasugustel võimalikult palju võistlustel, olümpiaadidel, lihtsalt kuidagi nautida või selles mõttes kiiret ei ole. Ma loodan, et sa käid siis vähemalt 7 olümpiaadi või 2 ja 7 või mis see. Jah, see on väga õige. Seda on enne ka õpilased öelnud, et käige hästi palju igasugustel võistlustel ja vaadake, mis kus on. Sa korraks mainisid, et õpetaja vahetus, et kas teil on õpetajatele ka mingeid nii-öelda ootuseid? Kuidas te tahate, et teid õpetataks või milliseid tunde te ootate? Minu meelest see on küll tõsi, et õpetaja olek tunnis kindlasti suunab sinu huvi. Näiteks ka Alla, ta on uus õpetaja meil, varem oli meil üks teine, aga mulle kohe meeldis, et ta nagu
tuli väga hea energiaga ja kuigi need teemad, mis me õppisime, on just need, mis mind vähem huvitavad, aga ma arvan, teine maailmasõda. Jah, et aga mulle nagu jäi väga palju tema tundidest meelde ja mulle meeldis tema tundides olla. Ja näiteks ma ei ole just eriti looduse valdkonna fänn, aga mulle väga meeldib bioloogia ja mulle meeldib õpetaja Helin Semilarski, kes kahjuks ei jätka järgmine aasta, aga tema tundides ka, et nagu ma ei teagi, mis nendes tundides on, et nagu siuke me nagu töötame materjali koos õpetajaga, aga mingi hetk saab ka nagu rühmavestlustes või saab ise individuaalselt, et nagu see nagu õppetöö nagu varieerub. Jah, mina armastan selle kohta öelda, kui õpetajal on sära silmas, siis ta õpetab hästi, siis õpilasele jääb nagu kõik külge. Sest õpetaja kuidagi on see, kellega sa ikkagi suhtled ju tunnis kõige rohkem peale võib-olla oma pinginaabri. Ja kui õpetaja juba räägib niimoodi, et ma ei tea, okei, täna on meil, eks ju, teemaks ongi bioloogias sulle, eks ju, et veresooned, okei, need on sellised asjad, et veri liigub, aga samal ajal, kui nagu sul on täpselt nagu selline õpetaja, nagu meil oli ka Helin, ta räägib kuidagi nii, et seda näha, et teda ka huvitab ja see tekitab sellise tunde, et ahaa, minul on ka siin midagi, mida nagu endale meelde jätta ja kuidas endale nagu huvitavaks teha. Et nii kaua, kui õpetaja teeb endale miskit huvitavaks, küllap see siis on ka õpilastele huvitav. No jah, eks kui sulle sobib üks õpetaja, siis sulle sobib teistsugune ja eks see õige tee on seal kuskil keskel, aga kui te mõtlete nüüd gümnaasiumis on päris suured klassid, et kas te selle peale olete ka mõelnud, et see dünaamika nagu tunnis võib muutuda või see ei ole teil nagu peast läbi käinud, sest ma ise nagu toetan praegu enda kogemusele, mis oli päris ammu, et kui põhikoolis oli selline väiksem klass, siis nüüd gümnaasiumis oli 36 õpilast järsku ja see kuidagi, see mass oli nii suur, et ma olen mõelnud, et mis kooliaasta alguses juhtub, et mina 1. septembril ilmselt ei ole nii palju tutvumist, aga kindlasti 2. septembril, kui me oleme kõik koolipingis, et siis minul on kindlasti lihtne, ma näen kohe enda sõpru, aga need, kes tulevad täiesti, ei tunne mitte kedagi, et siis ma ei teagi, ma arvan, me oleme kõik juba piisavalt suured, et me suudame sotsialiseeruda ja hakkame kohe suhtlema, aga kindlasti neil on palju raskem, et ma mäletan eelmise aasta alguses uusgümnasist, et küsisid minu käest, et kus on arstikabinet, et kõik see uus koolimaja ja uued õpetajad ja uued õpilased, et see on kindlasti väga stressirohke. Aga ma olen väga kindel, et õpetajad ja juhtkond teevad kõik, et oleks uutele õpilastele mugav. Mul on ka rohkem selline mõte, et kuidagi jah, klass saab rohkem täis olema, aga kuna meil oli muidu ka juba väga, väga suured klassid tegelikult, 26 õpilast, et ainult 10 tuleb juurde, siis ma kujutan ette, et see vahe pole nagu nii suur. Küll aga jään ma ilmselt igatsema seda, kuidas meie koolis meil oli see privileeg õppida klassides, mis olid mõeldud 36 õpilasele, aga meie olime seal 26 või siis veel vähem inimesi, kui keegi oli haige, kui kedagi lihtsalt ei tulnud kooli. Et ma arvan, et ma hullult hakkan igatsema seda, et sa ei lihtsalt üksi istuda, sest et nagu, kui sul on kõik õpilased pingis täis, nagu sa pead kellegi kõrvale istuma. Ja küllap see võib-olla võtab ka seda hilinemist maha, et vaata, kui hilined, siis pead sellega istuma. Eks näis. Ma mõtlen ka, et need väiksemad klassid näiteks seal arstikabineti juures on see vene keele klass ja inglise keele klass, et kuidas sinna kõik ära mahuvad. No Riin on õige eestlane, vaata bussis ka, paned oma koti sinna, et jumala eest keegi kõrvale ei istu. Väga õige. Korraks rääkisime sellest ootustest, aga kas te olete nagu süvenenud ka täpselt nendesse valikainetesse, nendesse põhiainetesse, nendesse nii-öelda suundadesse, mis meil on nüüd need plokid nii-öelda, et kas te nagu teate juba, mida te tahate kindlasti võtta, jätta?
Ma vaatasin need moodulid üle ja mind huvitas kõige rohkem sotsiaalvaldkond. Seal oligi, vist olid siuke diplomaatia ja rahvusvahelised suhted ja siis oli pigem siuke äri või siuke investeerimine, et see mind rohkem huvitas. Humanitaarist vist mulle meeldiski kõige vähem, et seal oli vist mingi siuke draama ja kunst ja kirjandus, et see nagu, võib-olla kindlasti kellegi jaoks on see põnev, aga minu jaoks tundus sellest igav. Ja loodusvaldkonnast mulle meeldis vist mingi tehnoloogia või siuke tuleviku füüsika oli vist, et see tundus huvitav. Aga keemia ja bioloogia, seda ma ei kaalunud. Ja ma kuulan ka siin, et draama ja teater ei sobi. Mul on just vastupidi, ma nagu väga-väga hullult tahaks sinna minna proovima. Aga jällegi lahe on kuulda seda, kuidas võib-olla sobibki nii nagu valdkond paremini ja ma lihtsalt võtaks rohkem nii-öelda 2 valdkonnast. Me saamegi siis 3 valdkonnast, kus on igaühes 3 erinevat moodulit äkki. Saame valida 2 moodulit, ühe õppida 11. teise 12. Et mul on nagu kõik nii segamini. Mind just see diplomaatia väga ei tõmba küll, aga mul ongi see sama teater, siis on meil filmikunst, mis võib-olla saab päris vahva olema. Ja siis ma ilmselt valin nendest 2 ühe ja siis meil on see sama tänapäeva keemia, füüsika ja ettevõtlus, et ilmselt nendest 2 siis ühe, et ma arvan, et sellega saaks nagu päris vinge gümnaasiumi siukse starter packi kokku. Ma mõtlengi, et kuidas see nagu, et kuidas sinu valik, et millise sa valid 11., millise 12., et kindlasti 12. klass on palju raskem ja seal ilmselt peaks süvenema rohkem, et lõpetada kool kindlasti hästi. Aga ma mõtlengi, et kuidas see nagu, et kuidas sa tead, et kas see üldse näitab midagi, kas see moodul on raskem 12. kui 11. Et seda peakski küsima, et seda ma ei tea veel. Mina sain aru niimoodi, et nagu need moodulid ise on samad küll, aga mingeid mooduleid saab näiteks ainult 12. Et mul on ka hästi palju tuttavaid, kes nagu ka, kes lihtsalt visatakse pea ees sinna süsteemi, aga nii palju olen vist mina aru saanud. Nii et ma saan aru, et Riin, sinust saab näitleja ja tuumafüüsik nagu 2 ühes. Väga huvitav, sest kui mina käisin gümnaasiumis, siis oli nagu üks suund, eks ole, aga teil on see võimalus valida nagu mitut ja nagu ma Uku sinu tutvustust alustasin, siis sa oled nii reaal kui humanitaar, eks ole, natukene. No mulle meeldivad keeled ja ajalugu ja siis mulle meeldib ka matemaatika. Et sa saad nagu kõike. Gümnaasiumi haridus tegelikult on muutunud ajas ja selle kohta on üks väga suur dokument Riigi Teatajas. Te kindlasti olete seda lugenud, aga ma tahaks teie käest, noored, teada, et kas te teate, et kui me õpetame teid või mõtleme välja oma aine sisusi, siis me tegelikult lähtume sellest, et me ei õpeta teile ainet, vaid me peame õpetama teile riigi poolt ette antud pädevusi. Neid on 8. Kas te oskate mõelda, mis pädevusi teile koolis õpetatakse? Olete kuulnud neid äkki? Minul ei tule küll ühtegi praegu ette. Riin? Ma kujutan ette, et üks neist võiks väga olla aja planeerimine, sellepärast, et nagu seda väga pushitakse kuidagi, et oskad ise, oled enda aja boss või midagi, aga kuidagi ikkagi ei tööta niimoodi, kui sa paned nagu hästi palju aineid, siis kõik õpetajad mõtlevad, mina ainukesena annan kodutööd tänaseks ja siis kõik õpetajad mõtlevad seda sama täpselt sellel samal 4 päeval. Ja siis sul on trenn ka ja siis sa jõuadki koju kell 8 ja mõtled, nüüd ongi metsas. Siia vist mõni ütleks, et ega sa ei pea kõike tegema, Riin. Ma teen nalja, aga ma loen teile ette huvi pärast ja te võite mõelda kuulajad ka, et kas te olete saanud neid kuidagi läbi ainete. Et need on selles järjekorras, mis seal dokumendis on. Kultuuri väärtuste pädevus, sotsiaalne kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus,
matemaatika, tehnoloogia ja looduspädevus, ettevõtlikkus ja digipädevus. Kas on nagu loogiline? On küll, jah. Et noh, tegelikult me õpetame siis selliseid asju. Võib-olla räägikski natuke sellest õpipädevusest, sest ma tahaks teada, et kuidas te õpite? Kas teil on mingid oma meetodid, mis on nagu ajaga tulnud kuidagi? Et Riinu puhul, kuna ma Riinu õpetan, siis ma olen näinud, et ta teeb näiteks mõne skeemi või proovib enda jaoks nagu läbi analüüsida, et kas sul on midagi, mis väga hästi toimib Uku? Ma kindlasti panen ka vihikusse kirja mingeid märksõnu, aga mulle meeldib, kindlasti see ei ole pikas mõttes hea, aga mulle meeldib rohkem nagu kuulata. Minu meelest paljud nagu, kui me nagu kogu aeg kirjutame üles, mida õpetaja räägib, siis nagu see jutt läheb sult nagu üle pea, et siis sa ei keskendu tundi või noh, kindlasti keskendud, aga nagu sa ei keskendu tema mõttesse, aga noh, kindlasti kui noh, näiteks eksamitel ja katsetel, siis on nagu väga hea, kui sul on mingid vanad skeemid ja märksõnad. Aga jah, mulle meeldibki rohkem nagu, eriti kui on hästi põnev tund, siis mulle meeldibki lihtsalt kuulata ja süveneda ja ise nagu juurde mõelda või niimoodi, et ma siis pigem ei avagi vihikut. Üldse? No jah. Väga põnev. Jaa, ma olen just, või noh, jah, minul oleneb hästi tunnist. Selles mõttes, et ma kirjutan vihikusse palju, aga see on rohkem selle põhimõttega, et ma saan ilusaid vildikaid kasutada. Aga noh, see on ka omamoodi lõbus, eks ju, kirjutada, ma ei tea, jälle need samad veresooned ja siis teed ilusalt kalligraafiliselt ja siis sa pärast vaatad kodus ja mõtled, jah, sellega ma nägin vaeva. Aga see kuidagi omamoodi aitas ka õppida, et küll aga ma väga nautisin see aasta, avastasin endale teiste inimestega õppimise. Et võtadki sükse sõbra ette, kes lihtsalt võib-olla teab sinust natuke paremini, siis lähed tema juurde, kuule, palun aita. Ja töötas. Ja mina sain ka teda vastu aidata natukene ja ongi süke, see ongi vist see, mis klassisiseselt, miks õpitakse klassides osaliselt, et ongi see, et õpilased ise saavad ka üksteist toetada. Et noh, kui mul ei oleks olnud klassiõde, kes käibki mul iga tund nagu järel, küsib, mis on vene keeles diivan, siis ma ilmselt nagu oleks selle töö lihtsalt läbi kukkunud. Minul just vastupidi, et mina just leidsin, et mulle meeldib üksi istuda, et eriti nagu põnevates tundides, siis mul ei ole mingit sõpra kõrval, kes kogu aeg, ma ei tea, nagu mitte tunnisiseseid küsimusi küsib, mis kindlasti on nagu tore ja mulle meeldib istuda ka sõpradega, aga siis ma leidsingi, et mulle tegelikult meeldib üksi istuda ja siis süveneda. Ja ei, see on nagu väga, väga hea, kui nagu, jah, ma naudin ka hullult üksi istumist, näiteks matemaatikas mul viskas mingi hetk nii üle, kui ma vaatasin klassikaaslase vihikut, vaatasin, ta on minust 2 ülesannet ees, ma pean nüüd kiirustama hakkama ja see läbi, ma tegin hullult palju vigu. Aga kuidagi, ma arvan, et väga suur osa õppimisest toimub ka nagu ikkagi vahetundidel ja pärast kooli. Ja ma mõtlengi, kui ma õpin väljaspool kooli, ma ei tee seda peaaegu kunagi üksi. Et kui ma õpin, ma ei tea, kui ma õpin üksi, siis ma pean tegema enda lõppimispäeva, lukustan ennast koju, ma ei tee nalja, tõmban kardinad ette, teen pimedaks, panen enda Skyrimi muusika playlisti käima, lihtsalt õpin 8 tundi jutti või midagi. Aga kuidagi see, kui sul on sõber, kellega pärast tunde raamatukogus arutledagi mingisugune tund üle, siis see aitab tõsiselt palju. Ja see matemaatika, et matemaatikas ma istun sõbraga ja mulle väga meeldib, et ta on nagu samal tasemel, et siis me oleme sama ülesande juures, me liigume samas tempos ja me nagu, kui on mingi raskem ülesanne, siis me nagu arutame koos või lahendame tahvlil, et see, ja nagu see ka tõstab minu tempot, et kui meil oli nagu terve klass oli üsna tark ja minu meelest see ka nagu tõstab sinu õppimishimu, et kui kõigil on head tulemused, siis sa ei taha ju olla see, et kellel on ainukesena halvad tulemused, siis see nagu
panebki sind püüdlema rohkem paremate tulemuste poole. Ja kusjuures see ongi äkki see motivatsiooniring, mis kuidagi mulle jäi ka just see aasta külge, et mul oligi iga aine jaoks oma sõber, kellelt ma küsisin, kuule, kas sa tead seda mulle selgitada? Keeltes oli mul seesama sõbranna, siis mul oli, või vene keeles, siis mul oli näiteks füüsikas oli klassivend, kes oskas nagu ülihästi selgitada kõik lihtsalt kiiresti ära. Et ma arvan, et see aitab ka hullult, kui ongi, kõik inimesed ju, kõigile meeldivad erinevad asjad, et kui sul ongi sõbragrupp, kes on nii kuidagi erinev, siis on nii lihtne neid teisi aineid ka õppida. Mulle meeldib see, et õpetajaid ei ole vaja tegelikult, et õppida. Ma olen täiesti nõus. Väga tore. Me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Kui sa peaksid tooma ühe aine välja praegu, mida sa tahaksid täiega õppida gümnaasiumis? Mis see aine oleks? 9. minu lemmikaine oli kindlasti prantsuse keel. Ja minu õpetaja oli Triin Arjus, kes kahjuks ka läheb koolist ära. Ja nüüd tuleb uus õpetaja, nii et nüüd ma ei teagi, kuidas mul gümnaasiumis, kindlasti mulle meeldib ikkagi prantsuse keel, aga see õpetaja vahetus ja et ma ei tea, kuidas me kohe nagu sobime või et kuidas mulle siis prantsuse keel hakkab istuma. Ma ütleks kindlasti ajalugu, seal ma ei teagi, mis teema järgmisena gümnaasiumis võetakse. Bioloogiaga on see, et ilmselt tuleb keegi uus õpetaja, nii et ei tea, kuidas see hakkab sobima, sest mulle väga meeldis heliniga õppida. Ja kehaline kasvatus muidugi, kuigi see ei ole just kõige akadeemilisem aine, aga mulle väga meeldib, et nagu tundide vahel saab mingit füüsilist aktiivsust. Ma olen õnnelik, et sa tõid nagu mitu välja, sest ma ka ei suudaks ühte valida. Kui seda küsimust oleks mult ükskõik millal põhikoolis või algkoolis küsitud, ma oleks öelnud inglise keel. Aga kuidagi, võib-olla see ongi see mitmekesisus, millel ma olen lasnud endasse imbuda, mis paneb mind valima hoopis mingeid muid aineid või mida ma olen vähem õppinud. Et võib-olla praegu olekski see füüsika kuidagi moodi. Ma ei tea, kuidas, aga kuidagi moodi füüsika. Ja kuna Roosa Raadio üks moto on see, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja ma panin siia 2 küsimust lõpetuseks, aga ma valin sellest ühe. Et öelge meile buumeritele, et öelge üks konto, mida me peaks jälgima, et me saaks aru teie noorte mõttemaailmast. Ma ei oskagi öelda, sest ma nagu ise, kuna ma ise on noor, siis ma nagu ei jälgi nagu noori või selles mõttes mingi noorte gruppi, kes teevad sama või nagu õpivad, sest nagu ma ise tean juba, milline see tunne on, et siis mul ei ole vaja teiste pealt vaadata, aga selles mõttes see oleks kindlasti huvitav. Et mul ongi see, et ma just suve alguses kutsusin sotsiaalmeedia üsna ära, et ma ei jälgi väga ja siis... Kas ma ei küsida, miks sa seda tegid? Ma nägin, et ma oleks võinud seda kindlasti kooli ajal teha, sest see võttis väga palju minu aega ära, aga siis ma nägingi, et ma olin nagu jõhkralt palju olin telefonis ja ma kogu aeg võtsin seda kätte ükskõik mille ajal. Et ja siis mul isegi oli nagu see refleks, et kus nagu mingi äpp oli, mida ma olin nagu pärast ära kustanud, aga ma nagu ikka vajutasin sinna, sest nagu ma olen nii harjunud, ma võtan kohe üles ja võtan ühe äppi lahti. Et see näitaski, et mul on nagu väga suur sõltuvus oli kindlasti, et aga nüüd ma olengi märganud, et mul on rohkem aega ja ma keskendun mingi tähtsamatele asjadele, nagu mingi lugemine või lihtsalt õues olemine ja trenni tegemine ja nagu sellised tähtsamad oskused. Jällegi väga huvitav on see küsimus, et see üks on ju, et ma arvan, et kui noortena me vaatame neid platvorme, millel me oleme ala TikTok, ma ei tea, Instagram Reels, siis seal ei olegi enam, on ära kaotatud see ühe kanali tunne. Sa lihtsalt scrollidki ja vaatadki väga palju väikseid erinevaid killukesi. Et kui ma peaksin ise kuidagi pinpointima ühe, ma ei oskaks, sellepärast, et ma jälgin nii palju erinevaid inimesi. Võib-olla
mul ei ole seda, kes niivõrd kooli kuidagi aitaks elada, küll aga mulle väga, pea on aidanud sirgena hoida Comedy Estonia lihtsalt videot, sellepärast, et huumorita ei saa, et see on kuidagi väga, ei olegi võimalik ühte tuua välja. Väga tore oli teiega rääkida. Mulle jäi üks sõna, mis mulle väga meeldis ja see oli õpihimu. Et see, ma loodan, et teil jätkub gümnaasiumis seda himu. Kas teil on veel midagi, mida te tahaksite öelda? Ei mul ei olegi midagi muud peale selle, et kuidagi selle aastaga jällegi 9. klass, okei, see kõlab nii klišeena, aga lihtsalt vahva on proovida kõike, on ju, et isegi kui sa arvad, et sulle meeldib see sama ajalugu või sulle meeldib see vene keel, siis mis nagu takistab muud vaatamast. Ja võib-olla kõik kuulajad, kes on sellel sama teekonnal, kus mingi põhikoolis või isegi nagu gümnaasiumis, et vaadata õpetajast kaugemale, kuna meil tuligi nii palju juttu õpetajatest, siis kindlasti on ka neid õpetajaid, kellega ei ole tunnid nii huvitavad. Et püüda saada sellest, täpselt õpetaja raamistikust kuidagi eemale. Kui tund ei meeldi, siis püüda ikka ise õppida, sest et ise õppida on ka väga võimalik. Minu jaoks tundus see, et 9. klass tegelikult minu meelest ei tundunud mõttetu, aga nagu tundus, et sa lõpetasid 9. klassi, aga selle eest said ainult lihtsalt diplomi või 9. klass ei olnud, see on mingi erinev asi 8. või 7. See oli lihtsalt lõppes lõpuaktusega, edasi lähed gümnaasiumi, aga need olid kõik täpselt sama nagu eelmised 8 aastat. Aga tundubki, et see gümnaasium, et see on nagu, seal peaks püüdlema palju rohkem, just on nagu võimalik lõpetada kuldmedaliga või medaliga. Et seal kindlasti ma arvan, et et nagu 9. klass võtta nagu veits, mitte just nagu lõdvalt, aga nagu ei ole vaja nii palju stressiga ennast üle koormata, et 9. klass ei ole nii oluline minu jaoks. No ma arvan, et siit jäi päris mitu head mõtet kõlama, et suur tänu teile, noored. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!